Nagu teate, Soome kaudu kuuleb, mõrvas Vene piirivalvur Kunda lähedal rannikul 11 Eesti noort. Lihtsalt sõbralik, nagu ta oli, pakkus siis abi koti kandmisel. Mõlemad lasti maha Makarovi teenistuspüstolist. Mõlemast surnukehast leiti minu mäletamist mööda 4 kuuli. Tere, armsad külmaväristajad ja kikimoride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja kui teie näete meie näos padjajälgi, siis on sellest, et meie veetsime eile esimest korda päriselt öö kummitavas kohas. Me ei saanud palju magada, seda küll mitte kummituste pärast vist niivõrd, aga me lihtsalt nautisime seda võtet ja aega teineteisega. Meil oli ka salapärane külaline, keda meil on väga suure põnevusega ootame teile tutvustada. Materjali tuli palju, meil on uued vidinad, mis annavad hämmastavaid tulemusi, nii et olge siis püsige lainel. Ütleme kohe ka ära, et võib juhtuda, et meie tavapärasesse tondijahi eride ilmumisgraafikusse võib tekkida väike paus, sest et me oleme monteerimisega natuke ajahätta jäänud, aga me püüame anda endast kõik, et see paus ei oleks kauem kui 2 nädalat. Jah. Ja samal ajal ootame teid Tartusse Lege Special live'ile 21. novembril kell 7 vist oli, 8. ja ka Lege tondi jaht ootab meid veel ees, nii et kohtume seal, pileteid veel on. Täna teisipäevase seisuga, võib-olla reedeks, kui see info jõuab kõikjale, võib-olla see juba vananenud, aga kui on huvi, mingi 2 vaadake, äkki veel õnnestub. Ja siis meie fantastiline saladus on ka selleks ajaks kapist välja roninud, kui saade eetrisse läheb, ehk siis kõik saavad minna rõõmsalt ja valida endale koju mingisuguse siukse mõnusalt kõheda küünla, mis siis tuli välja siin vahepeal suure pauguga meie ja on Vika koostöös. Ja, nii et minge vaadake Von Vika, 2vicca.ee e-poodi ja on vist lõpus ja siis saate näha, millised on special edition, limiteeritud, piiratud koguses meie kikimooride kollektsioon. Ma juba panin meie poodiga üles plaksti. Võib ka minna www.kikimorid.ee, sinna võib alati minna. Nii et ja, need, kes käisid Pärnu laivil juba said pilgu peale heita, aga siis nüüd on teil päriselt võimalus seda soetada, aga nagu öeldud, siis piiratud koguses ja sobib täiesti siia hingede aega sügisõhtutes, kuigi ma tean, et mul on sama probleem, seda ei raatsi põlema panna. See on see kõige suurem mure. Aga selles mõttes ega keegi ei käsigi põlema panna. Jah, seda küll. Aga Inikariiri teeb siis väga ökoloogiliselt sõbralikke käsitöö küünlaid, ka tema teised on ikka küünlad, mul on neid kodus ikka olnud ja praegugi on üks seisab ja ootab, millal ma raatsiksin ta põlema panna, rääkimata siis meie enda kollektsiooni küünaldest, nii et igal juhul me oleme selle koostööle väga rõõmsad ja ma loodan, et teiegi rõõmustate, sest mis oleks veel ideaalsem asi, mis meie brändiga kokku käib. Ja järgmine nädal tuleb veel üks pauk, nii et hingake vahepeal korraks kiiresti sisse välja. Paukuda vahepeal. Me muidu paugutame. Aina paugutame täiesti lõppu nagu üldse nagu oleks aega üle, aga teie jaoks me alati leiame seda aega. Aga läheme siis lugude juurde, sest et mul on täna siuke paras purakas siin ette võetud ja kõigepealt ma ütlen siis tänusõnad oma toredale kursavennale Markole, kes mulle selle vihje saatis. Ta on Kundast pärit, suur Kunda ajaloo fänn ja ta leidis ühe väikse nupukese
avaldas kahtlust, et kas selline asi on tõesti toimunud ja kui ma hakkasin seda uurima, siis selgus, et on küll, aga ühesõnaga, ma lähen loo juurde, siis te saate aru, miks see asi on nii eriline ja miks ma arvan, et seda tuleb laiemalt taas inimestele meelde tuletada. Nii. Alustame tsitaadiga Eesti Postimehest 16. septembril 1976. Nagu teate, Soome kaudu kuuleb, mõrvas Vene piirivalvur Kunda lähedal rannikul 11 Eesti noort. Selline napp teade oli siis kokku oli see uudisnupuke seal võib-olla 1000 tähemärki. Aga see kõik oleks võinud niisuguseks napiks teateks jääda, mis siis vabas maailmas korra kuskil mainiti, kui oleks asjad läinud nii, nagu Nõukogude võim tahtis, sellepärast, et ta tõesti tahtis selle asja kinni mätsida. Aga tänapäeval mäletame siis seda toimunud letipea veresaunana ja vähemalt vanema generatsiooni rahvamälust pole siis õudne sündmus kustunud, aga teeme siis nii, et ka noorem generatsioon saab teada, kaasa arvatud ma ise, millega siis tegu oli. Laupäeval 7. augustil toimus letipeal Kunda kandis gaasitööliste suvelaagris pidu. Ja tegemist oli üks iga-aastase sündmusega, kuhu kogunesid kokku siis gaasitöötajad üle terve riigi, kokku siis 340 inimest. Ja letipea oli toona piiritsoon, mis tähendas, et kogu ettevõtmist siis koordineerisid Nõukogude piirivalvurid, oli asjaga kursis, kõik oli seal registreeritud. Aga kogu see piirivalvurite teema oli muidugi paras bardakk. Ja valves olid tol õhtul siis 2 piirivalvurit, Viktor Bagishev ja Nikolai Bovõšev, sellest viimane oli siis lätlane ja Bagishev oli siis ühe allika põhjal tatarlane. Ja üks neist 2 oli siis saanud lähedastelt rahakaardi suurema summa rahaga ja selle eest olid nad siis juba mitu päeva niimoodi putkade ja kioskite ja autolafkade vahelt käinud viina ostmas. Ja tulid siis 7. augustil tööle, registreerisid ära ennast, aga jätkasid joomist, magasid peaaegu terve päeva kartulipõllul, automaadid kõrval ja see kartulipõll tasus siis piduliste telkla kõrval. Ja 7. augusti öösel vastu 8. mängis siis orkester, rahvas tantsis, osa rahvast oli juba magama läinud, osad veel seal niimoodi mekutasid, aga piirivalvurid siis muudkui käisid seal selle peo vahet ja tekkis neil mitu sellist sõnelust, mis siis eskaleerusid. Ühe versiooni kohaselt nõudsid nad viina, teise selgituse järgi hakkasid naisi ahistama, võimalik, et kõik korraga onja. Ja Eesti noored siis palusid neil tantsu pealt lahkuda. Esiti nad tegidki seda, aga siis pärast südaööd tulid tagasi. Ja vabariikliku gaasitöötajate suvepäevade korraldaja Anatoli Varki talutas siis neid kodumaa kaitsjaid korduvalt minema, aga sai siis lõpuks selle eest automaadikabaga. Ja 8. augusti varastel tundidel, kell oli umbes 1:30, kui kõlas esimene automaadivaling ja langes ka esimene ohver, kes püüdis siis kraaklejatelt relva ära võtta. Tegemist oli noore mehega Rakverest, tema nimi oli Anatoli Paas ja väidetavalt olid siis tema viimased sõnad järgmised. Mis te teete? Oleme ju kõik ühesugused noored. Pavõšovi relv õnnestus laagrilistel kätte saada tema käest ja visata põõsasse, aga seda hullunud Bagishevi, ma ei teagi, kuhu see rõhk panna nüüd, Bagishevi, polnud võimalik takistada. Ja ta liikus siis 1:30 paiku telklasse, avas siis seal tule. Kõige rohkem said kuulitabamusi Rakvere gaasitööstuse töötajate telgid, aga puutumata ei jäänud mitte keegi, ma sain aru, või mitte ükski telk. Siis see lätlasest piirivalul püüdis teda takistada, aga sai ise kuuli rindu, suri hiljem haiglas ja lõpuks laskis siis mõrvar endale kuuli näkku ja sooritas siis sellega enesetappu. Ja kokku laskis ta siis ühe allika kohaselt 80, teise allika kohaselt 140 kuuli. No ikka räiga massivõrv, lihtsalt Eestis rannas nagu. Ja tribunali alla saadeti lõpuks siis keegi seersant, kellele määrati 3,5 aastat vangistust ja siis väidetavalt võttis ka piirivalvekordoni ülem endalt elu, et kartis nagu tagajärgi. Aga siis loo alguses mainitud 11 Eesti noort ei ole päris täpne, et nii palju, kui ma nüüd aru sain, need numbrid väga varieerusid erinevates allikates, aga mälestusmärgil on 6 nime, ehk siis 6 Eesti noort said koha peal surma, paljud haavatud viidi Kunda haiglasse
ja Tapa kiirabiauto juhi ütlust mööda polnud auto kunagi nii verine olnud nagu tol ööl. Ja kõige noorem hukkunu oli 16-aastane Tõnis Nurk Rakverest. Paarkümmend noort sai raskelt haavata, kuna tulistamine toimus eriliste lõhkekuulidega. Ja lennukiga saabusid siis kohale Nõukogude piirivalve kõrgemad tegelased. Nad eraldasid laagriala ja käskisid kõrvaldada asitõendid. Ja oma abikaasa kaotanud Karin Paas, siis see Anatoli Paasi naine, ütles 96. aastal Eesti Päevalehele, et esialgu ei saadud aruga, et mis kummalise ragistamisega tegu on. Aga sõjaväes käinud mehed, nad said kohe aru ja hüüdsid, et tulistatakse, heitke pikali. Tsiteerin, see kõik oli täiesti mõistuse vastane. Rahu ajal, keset ilusat suvist laupäeva õhtut hakati süüte inimeste poole huupi automaatist tulistama. On meeles, kuidas kuulid lendasid üle pea. Ja Paas mainib ka seda, et laager suleti ööseks ja isegi surnud ei lubatud ära viia, täielik õudustöö ühesõnaga. Ja seda õudustööd kirjeldas siis ka väliseestlaste väljaanne Meie kodu sama aasta oktoobris. Pilkases pimeduses elati üle kohutav öö, puudus arstiabi, inimesed jooksid verest tühjaks. Esimesed viidi Rakvere haiglasse, kuhu aga kõik ei mahtunud, osa viidi edasi Tapale. Üks inimene kaotas käe ja jala, ühes perekonnas tapeti mees ja naine, laps jäi ellu. Surma sai üks Rakvere koolipoiss. No siit tundub, et on see Rakvere koolipoiss, on kindlasti nagu õige, et see mees ja naine, ma ei tea, sest minu meelest ei olnud sama perekonna nimega, aga jõuame selleni. Ja hukkunute hulgas oli ka 23-aastane Saaremaa noormees Ferdinand Tulit, kelle matuseid peeti 12. augustil Kuressaares ja muidugi Nõukogude võimud tahtsid, et igasugune mingi tseremoonitsemine jääks ära, et otse talituselt kohe surnuaiale, aga nii see ei läinud. Kogu linn oli kokku tulnud ja Õhtulehes meenutas siis kogu lugu tema venda Arvo, kes mainis, et seejuures oli hiljuti toimunud sarnane veretöö Kudjapel, mis on siis Kuressaare külje all ja mis rahva mälus oli väga värskelt meeles, hoolimata jällegi Nõukogude võimude katsest püüdes seda asja maha vaikida. Ja sellest Kudjapa loost on siis mul ka hiljem juttu. Igal juhul pärast Deltipea veresauna saabus siis Eestisse eralennuga Nõukogude Liidu KGB esimees Juri Andropov. Hukkunute matused korraldati küll riigi kulul, aga neid matuseid ja osalejate käitumist jälgisid siis riikliku julgeoleku töötajad ja miilitsad, kes kartsid, et seal võib meeleavalduseks minna, et ikka väga kardeti seda meeleavaldusi nagu. Ja ametlik Nõukogude meediasündmus muidugi ei kajastanud, aga need teated tulistamisest levisid väga kiiresti pealtnägijate juttude kaudu ja läänes tegutsevate eestikeelsete väljaannete raadiojaamade kaudu. Nende seas oli näiteks Ameerika Hääl, Vabadusraadio, Rootsis ilmunud Eesti Päevaleht ja siis ajakiri Tuna. Ja tulistamises haavata saanud meenutuste järgi maksti neile riigi poolt 150 rubla suurune hüvitis. Vallandati siis ka piirivalve komandöör, staabiülem ja mitmed teised ohvitserid said ametialanduse ja siis sellele sersantile mõisteti siis see 3,5 aastat. Ja pärast tragöödiat keelati siis piirialadel alkoholi müük ja avalike ürituste korraldamine. Ja muutusi oli veel, sest taheti parandada ikkagi suhteid kohalike elanikega ja siis määrati uueks piirivalveüksuse ülema asetäitjaks eestlane Leo Tiri ja järgmisel aastal külastas üksust siis Nõukogude piirivägede peavalitsuse juhataja kindralpolkovnik Matrossov, kes soovitas, et arvestades Eesti NSV saarte rahvuslikku koosseisu, tuleks piirivalvesse kaasata rohkem eestikeelseid ohvitsere. Nii et mingid muutused olid, kas siis head ei tea. 91. aastal siis püstitati veresauna ohvritele mälestuskivi ja 96. aastal lisati sinna siis ka hukkunute nimed ja seal on siis kirjas Urmas Ivask, Tõnis Nurk, Anatoli Paas, Eevi Riazantseva, Elmar Johannes Roosa ja Ferdinand Tulit. Ja mu kursavend Marko siis küsis selle kohta oma lähedaste käest, vanemate sugulaste käest, kes väga hästi mäletasid seda. Ja ta ütles niimoodi, et piirivalvurid olid joonud, kösserdasid sinna laagrisse ning seal läks sõnaluseks Eesti poistega, kellest üks üritas purjus piirivalvurilt relva käest ära tõmmata, aga see suutis lahti rabeleda ja avas tule ja pärast veretööd lasi ennast maha. Ja tõesti olid siis erilised lõhkekuulid, mida kasutati
ja tema siis kuulis, et see teine piirivalvur ei püüdnud mitte takistada, aga pani hoopis jooksu ja veel siuke isiklik puudutus, et minu vanaema õetütar pidi ka sinna laagrisse minema, aga õnneks jättis minemata. Nii et selline totaalne täielik massimõrv, täiesti jõhker, 340 inimest ja sa avad automaadiga tule täiesti nagu, aga kõlab nagu midagi nagu mingi puhas terroriakt. Ja. Täpselt see vibe. Ja mu ülejäänud lood on ka kõik Nõukogude piirivajast, sest see oli ikka tõeline jänesurg, kuhu ma täna sukeldusin. Ja räägime siis järgmiseks Kudjapest ja boonusosas Vilsandist. Mul on hea meel, et meil on täna Baltikumi spetsiaale. Sina räägid Eestist, mina räägin Lätist, Leedust. Okei. Ja lähme siis järgemööda Eestist lõuna poole, lähme esialgu siis Lätti. No lähme. Ja Lätis oli siis selline lugu, et 2000. aastate alguses valitses Riias täielik hirm. Ja ajalehtide esikaasid täitsid siis pealkirjast üksikute eakate naiste salapärastest surmadest. Oh no. Ja korterites siis leiti surnukehi, keda oli näiliselt paigutatud voodisse, just kui nad oleksid lihtsalt rahulikult magama jäänud. Aga uurijad teadsid, et tegemist ei olnud kaugeltki mitte loomuliku surmaga. Ja kõigi nende mõrvade taga seisis üks nimi. Ja see nimi võib olla tuttav nii sulle kui kuulajatele. Nimeks on Kaspars Petrovs. Ei ole tuttav. Ei ole. Väga hea. Saad mind üllatada ja kuulajaid. Tema oli siis noor mees, arstipoeg Krobina linnast ja ta kukkus noores eas koolist välja ning hakkas juba varakult pisikuritegusid toime panema ja hiljem liikus siis veelgi süngemale teele, millest siis Läti avalikkus siiamaani räägib. Petrovsi meetod oli hästi lihtne, aga väga külmavereline. Ta valis oma ohvreid Riia tänavatel, turul ja postkontoris. Ühesõnaga, kohtades, kus käivad pigem vanaprouad. Ja, just. Vanaprouade lemmikkohad. Turul ja postkontoris. Me kasutasime seda infot ka eile püüdes Spiritboxi, kõnekatses püüdes ühe proua vaimuga suhtlust aretada. Ja, see tundus see hetk hea mõte. Ja jahtis ta siis, nagu ma juba mainisin, enamasti eakaid naisi, kes elasid üksi. Mõnikord siis ta palus niisugune nooruslik ja näiliselt sõbralik, nagu ta oli, pakkus siis abi koti kandmisel. Turukott on vaja ju ikka kuidagi koju saada. Ma kardan, et see on üks viis, kuidas ma ükskord lähen, sellepärast, et ma vihkan tassimist. Ja kui keegi tuleks ja ütleks, et las ma tassin sinu eest, ma ütlesin, fine, tahad mind ära tappa ja voodis pikali panna, nagu magaks, super, ma olen väga väsinud, ma lähen ise sinna ja ma luban, et ma ei tõuse. Nagu, this is how I go. Ja teinekord siis esitles ta hoopis ennast gaasifirma töötajana, keda oli siis saadetud gaasimõõdikut kontrollima. Gaasisaade ka veel lisaks kõigele muule. Ja kui uks siis selle jutu peale avanes, järgnes sellele täielik õudus. Mees tegutses hiirvaikselt, kasutas sageli rätikut või siis muud kätte sattuvat eset selleks, et ohver lämmatada. Mõnel juhul väitis ta hiljem, et tahtis vaid, et ohvrid teadvuse kaotaks, mitte seda, et nad ära sureks. Aga tegelikkus oli selles mõttes ikkagi karm, et 10 naised ei ärganud enam üles pärast seda kägistamist. Ja uurijad leidsid siis ohvreid sageli magamisasendus sätituna, justkui see kurjategija oleks tahtnud jätta sellise mulje, et nad lihtsalt jäid magama ja andsid otsad kõrgest east siis ilmselt. Surmavast väsimusest, nagu mul on. Sama. Reaalselt eelmisel hooajal. See oli nii hea lugu ja ma tundsin terve aeg selliseid süümekaid, siis ma olin nagu mingi ja tukuma jäänud.
aga ma saan pärast üle kuulata uuesti kõik detailid, pisidetailid ka. Ja kui ta oli siis need vanurid seal voodisse ära visanud, siis pärast nende tapmist hakkas ta nende kortereid rüüstama. Ja varastas siis sealt raha, väärisesemeid ja paku, mis kolmas asi võis olla, mida ta varastas? Raha, väärisesemed, mis on vanaprouadel kodus? Proteesid, kuldhambad, konservid. konservid. Mhm. Issa, mul on kõht ka nüüd ühinud. Mul on ka kõht tühi. Okei, lähme edasi. Nii, 2003. aasta veebruaris siis politsei sai Petrovile jälile ja arreteeris ta. Esialgu seostati teda siis 5 mõrvaga, kuid peagi siis süüdistus laienes, sest et uurimise käigus sidusid tõendid ja tema enda ülestunnistuseta vähemalt 38 mõrva ja 8 mõrvakatsega. Ja osad allikad viitasid, et tema reaalne ohvrite arv võis küündida suisa 100-ni. Aga kohtus suudeti lahendada vaid osa ja lõpuks ta mõisteti süüdi 13 mõrvas. See oli aga Lätis niisugune väga suur, Läti mõistes mõrvade arv ja see tegi siis temast ühe riigi ajaloo kõige kurikuulsama sarimõrvari. No ma arvan, et see on iga riigi mõistes ühe inimese kohta väga suur arv. Jaa, tõsi. Ja 2005. aasta kevadel kogunesid siis ohvrite lähedased Riia kohtumajja ja Kaspar Petrov istus süüpingis. Ta oli pealtnäha hästi rahulik ja väljendas kahetsust kõige selle osas, mida ta oli toime pannud. Ja siis ta väitiski, et tema ei soovinud kellegi surma põhjustada, aga tahtis neid lihtsalt uimastada, et nende tagant varastada. Aga kohtunik ja ülejäänud see kohtumeeskond seal ei pidanud mehe juttu aga üldse usutavaks, sest et nende arust oli nagu rätikutega siuke lämmatamine ja poomine siuke liiga äärmuslik selleks, et sa kedagi lihtsalt uinutada tahaksid. Ja nad siis leidsid, et tegemist oli sihiliku ja korduva kuritegeliku tegevusega. Ja 12. mai 2005 tuli siis otsus ja talle määrati eluaegne vangistus. Läti ajakirjandus siis nimetas Petrovsit Riia kägistajaks. Inimesed küsisid kogu aeg, et kuidas sai siis üks arsti perest pärit noormees nii jõhkralt elu hammasrataste vahele kukkuda, et ta nagu nii tuksi läks. Ja kõik siis nagu tõid välja seda, et võib-olla oleks Läti politseiametnikud pidanud nagu vähe kiiremini tegutsema. Et nad said hästi teravat kriitikat ja see kahtlus, et ta võis mõrvata nagu palju rohkem inimesi, jäi ikkagi nagu õhku. Ja tema lapsepõlve kohta selles mõttes ma otsisin eraldi ja ma ei leidnud väga palju siukseid detaile, mida võiks presenteerida. Hästi palju oli seda arstipoega. No ma kujutan ette, et milline nõudlik ja mitte väga palju armastust täis perekond see võis olla. Tõsi, aga samas nagu ilmselt ka stabiilne, ma eeldan. Võt ei tea, kui inimeste pähe ei näe. Või nagu, kas arstipojal peaks olema millestki nagu puudust, et ta... Armastusest? No jaa, selles mõttes küll, jah. Vot ja kohtuselgi või nendest kohtuprotsessi aegsetes meediakajastustes siis Petrovsi selgitused olid ka välja toodud ja tema ise selgitas seda niimoodi, et tal oli väga raske perekondlikke ootusi täita ja majanduslikult hakkama saada. Võib-olla siis isa keeras rahakotiravad kinni. Võib-olla, igal juhul kõik see siis lükkaski ta kuritegelikule teele. Aga kas nagu see nagu päriselt ka nii oli, seda keegi ei tea. No nature versus nurture, kõik mõjutab tavaliselt. True. Oota, palju ta sai karistuseks? Eluaegse. Aha, okei, mõistlik. Kuule, 38 + 8 pääsenud napilt.
aga siin on paras moment teha paus ja meie imelisi Patreone tänada, sest et tänu teile saame me teha selliseid asju, et minna esmaspäeva õhtul ja sõita teise Eesti otsa teise Eesti põhimõtteliselt. otsa ja hakata tonte jahtima, sest et nagu te kuulete, jätkuvalt pole meie podcastis reklaame ja see on suuresti tänu teile. Ja kui te ei saa meid rahaliselt toetada, siis see on ka täiesti okei, tulge lihtsalt jälgijaks, sest et just Patreonis tulevad meie uudised, teated kõige esimesena välja ja kõik asjad ei ole seal ka tasulised, nii et saate lihtsalt olla ka osa meie ägedast kogukonnast. Ja igas saates me ütleme teile ka suur-suur aitäh ja alustame siis otsast peale. Aitäh Viip külmaväristajatele, kelleks on Indrek, Pillerin, Mumm ja Volkergeist, Keit, Drakhi, Hufflepuff on juba Kikide sõber, nii. Ja siis teine Kikide sõber on Valentin. Ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly, Kati, Erika Edlin, Kats, Ülo, Maarja, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, Kadi Oliver, Krista, Viirastus, Väike, Krets, Merit, Valgesiil, Elin, Liina, Kersti, Erki, Anni, Anju, Marta, Friida ja Ilona, ütleme siis nii. Ja aitäh Anne, Tontiste, Kristin, Mila, Regli, Annika, Kristi, No Name, Airi, Elisabeth, Helen, Karena, Helena, Hundi Plika, Kreetsu, Diana from the Moon, Kristel, Kelly, Bell, Kratu, Karina, Käti, Liina, Sirel, Madara, Matsu, Kerlin, Heili, Sandra ja Piret. Ja ärge unustage meile oma lugusid saata. Ma leidsin ta üles. Ma ka. kikimoorid@gmail.com ootab teie kirju ja www.kikimoori.ee nagu öeldud, siis meie merch ja Patreonid saavad 10% alla. Kuskil on see kood ka. On küll, jah. Otsinguga tuleb välja. Aga ma tegelikult teen teises järjekorras, sest et mul selle Kudjape kohta on vähem infot, see sobib väga hästi boonusesse, aga lähme siis Vilsandisse aastasse 1968. Ja seda siis meenutab nüüd endine Nõukogude ohvitser Sulev Truuväärt, kes rääkis 2008 Saarte Hääle ajakirjanikuga. Ja kuna ta Nõukogude sõjaväes piirivalves töötas, siis tal oli igasuguseid asju meenutada. Muidugi nagu suuliste allikatega on, et siin mingid asjad ei pruugi olla faktiliselt täpsed ja muidugi dokumente säilinud ei ole või meile ei näidata. Aga Truuväärt siis meenutab. Tol saatuslikul ööl oli majakas valves Vilsandi majakas valves minu õepoja Kain, kes juhtumi avastas ning piirivalvet, miilitsat ja komandantuuri juhtunust informeeris. Kuna tookord olin komandantuuri ülem, siis sain intsidendist ka kohe teada. Kõik leidis aset 68. aasta 9. märtsil, kohe pärast rahvusvahelist naistepäeva, mida Nõukogude ajal oli tavaks eriti suurejooneliselt tähistada. Kuid tollasel meteoroloogia jaama ülemal Vladimir Bossuikol oli kohe pärast naistepäeva 9. märtsil sünnipäev. Bossuiko oli rahvuselt ukrainlane, endine piirivalvur, kes Vilsandi ilmajaama ülemaks tuli juba 1949. aastal. Tema abikaasa sai saarel tööd ja nende peresse sündis 2 tütart. 1998 Täitsa lõpp ma kaotasin igasuguse jutustamisvõime, äkki mul on insult. 1980. aastate teisel poolel kolis Bossuiko elama Kuressaarde ja seejärel Leningradi, kus ta ka suri. Aga Bossuiko sünnipäeval oli siis koos palju rahvast. Kohal olnute seas oli ka piirivalvekordoni ülema asetäitja poliitalal, kelle nimi oli Dobrodejev, sündinud 41. aastal. Ilus nimi oli mehel, tõlkes tähendas heategijat, mis kuidagi pole vastavuses tema korda saadetud teoga. Kuna Dobrodejev käis tihti linnas Marientalis asuvas väeosas noori õpetamas, siis tundsin teda üpris hästi. Muidu päris tore mees, kuid üks viga küljes. Ta oli suur naistekütt. Nii mõnelgi korral küsis minult, kust siin linnas naisi võib leida.
vastasin tavaliselt, et otsi ise. Kui nüüd selle Vilsandi vahejuhtumi juurde tagasi tulla, siis on sündmuste käik järgmine. Nimelt olevat ilmajaama ülema sünnipäevapeol viibinud Dobrodejev oma naise ja lapse pärast peo lõppu hobuse ja reega koju viinud ning pärast seda üksinda naasnud. Miks ta seda tegi ja mis seal edasi juhtus, seda võib vaid oletada. Nagu juba mainisin, oli see Dobrodejev üks suur naistekütt ja võib-olla just sel pinnal seal konflikt tekkiski. Igatahes hommikul kella 4 paiku helistas mulle kui Saaremaa komandandile minu õepoeg Ain ja ütles, et Maie lambut on maha lastud. Mina ajasin kohe garnisoni ülema jalule. Piirivalve ja minu mäletamist mööda ka kohalik julgeolek alustasid kohe süüdlase otsinguid. Hiljem selgus, et ohvreid oli tegelikult 2 ja peale Maie lambuti oli tapetud veel ka Lembit Kivi. Mõlemad lasti maha Makarovi teenistuspüstolist. Mõlemast surnukehast leiti minu mäletamist mööda 4 kuuli. Õepoeg Ain veel küsis minult, et mida teha. Kuna sel märtsikuisel päeval oli lumesadu, siis käskisin tal kõik jäljed kiiresti katta. Mäletan, et alguses pidin ka mina Saaremaa komandandina helikopteriga Vilsandile sündmuspaigale sõitma, kuid üsna kiiresti saabusid Saaremaale kõrged ülemused. Siis mind kaasa ei võetud. Helikopteris ei jagunud lihtsalt ruumi. Hiljem selgus, et pärast tapatöö toimepanekut oli Dobrodejev Kordonisse läinud, seal ka käsigranaadid taskusse pannud ja seejärel hobusega üle jääkihelkonnale sõitnud. Hiljuti kuskilt lugesin, et mees olevat saaniga hoopiski avamere poole kihutanud. See ei vasta tõele. Dobrodejev sõitis ratsahobusega üle jää, kuid hobune tuli Kordonisse tagasi. Pärast selgus, et mees oli kuskil Vikikandis olnud ja tahtnud linna minna. Piirivalve ja julgeolek olid siis mehe otsinguid alustanud. Seal Vikikandis ta kinni võetigi, seejuures vastupanud ei osutunud. Räägiti, et mehe taskust leiti sütikuteta käsigranaadid. Kõik see salastati üsna kiiresti. Mis Dobrodejevist hiljem sai, seda ei oska öelda. Tookord liikusid jutud, et mees sai surmaotsuse, kuid see olevat ära muudetud ja talle määrati karistuseks 15-aastane vangistus. Saaremaa muuseumi ühest kogumikust lugesin artiklit, kus on kirjutatud, et kohus olevat Dobrodejevile armu andnud Vilsandi saare elanike palvel. Kuid minu õde, kes elas Vilsandil aastani 1993 ja õemees väitsid kindlalt, et saare rahvas pole kunagi mingit armuandmispalvet esitanud. Järelikult oli see vaid üks kuulujutt. Ja kommentaariks siis mõned mälestused ka selle artikli autorilt Urmas Kiililt. Marienthali tragöödia on minu mälu jäänud seoses 3. koolinoorte laulu- ja tantsupeoga, mis toimus 1972. aastal. Mäletan, et kuulsime juhtunust peol. Tookord levisid jutud, et kohe pärast tragöödia ilmsiks tulekut blokeerisid Nõukogude sõjaväelased õnnetuspaiga ega lubanud sinna tsiviilarste. Alles pärast Kingissepa rajooni parteibosside sekkumist, ohvriteks olid ju ikkagi tsiviilisikud, olevat kohalikud tohtorid saanud loa kannatanud üle vaadata. Kuid nii vähemalt räägiti, arstiabi olevat jäänud hiljaks. Omamoodi protestiavalduseks kujunesid aga siis ka selle kurva loo ohvrite matused. Nimelt tookord räägiti, et võimud keelasid matuserongkäigul läbi kesklinna liikumise. Kuna aga rahvas blokeeris kõik linna kõrvaltänavad, siis ei jäänud matuselist muud üle, kui mööda peatänavat, see tähendab mööda Tallinna tänavat, kalmistu poole liikuda. Sealjuures tuli mööduda ka Eesti Nõukogude piirivalve staabi hoonest. Praegu asub selle Eesti piirivalve lääne piirivalve piirkonna staab. Praegu oli see aasta 2008, nii et ma arvan, et praegu asub see Politsei- ja Piirivalveamet. Ja siis ta veel lisab, et hiljem veel kuulsin, et keegi olevat piirivalvehoone seina punase tindiga kokku määrinud. Võt sellised 2 lugu Nõukogude piirivalvurite jubedatest tegudest ja 3. on teid ootamas boonusosas. Nüüd siis Leedu. 1992. aasta suvi. Ja nagu me teame, siis sellel ajal just oli see aeg, kui siin need riigikesed iseseisvusid. Inimesed püüdsid oma elu kõik siis uuesti üles ehitada, poodides seal toitu ja töökohti nagu väga polnud ja põhimõtteliselt igav liiv ja tühi väli. Ja palju kriminaale. Ja palju kriminaale. Ja Leedus siis sellel ajal liikus väiksest majast teise väiksesse majja ja sealt 3. ja 4. selline mees nagu Antanas Varnelis. Olgu. Vähemalt on omamaised inimesed. On. Antanas sündis siis 71. aastal Teltši rajoonis väikses Tatotkai külas. Ja tema lapsepõlv oli üsna karm ja siuke nõme,
ehk siis selle märksõnad oleks vaesus, alkohol, vägivald. Tema isa jõi, ema kadus vahepeal päevadeks ära ja Antonas siis õppis lapsest peale, et kui sa tahad süüa, siis sina pead varastama. Ja ta oli tegelikult siis lapsena vaikne poiss ja see vaikne poiss hakkas siis tasapisi vargustega pihta. Kõigepealt siis varastas ta jalgrattaid ja tungis tühjadesse majadesse. 16-aastaselt saateti Antonas siis esimest korda vanglasse ja seadus ütles, et ta on igatpidi vastutusvõimeline ja ta pandi kinni. Kui siis ta 92 aasta alguses vanglast vabanes, oli ta 21-aastane. Ta ei osanud mitte midagi, sest et ta oli seal istunud, tal ei olnud kodu, tal ei olnud raha ja tema siis hakkas hulkuma mööda Leedu lääneosas asuvaid külasid, ööbis mahajäetud hoonetes ja otsis kogu aeg, kust midagi saaks varastada. Aga siis hakkasid asjad veel rohkem nihu minema, sest et 28. juuli 1992 sellises külas nagu Bernotu, ma hääldan raudselt jumala valesti seda, sai siis Antonas hakkama oma esimese mõrvaga. Ja tema ohvriks oli 70-aastane mees. Antonas peksis ta siis puust kepiga surnuks, varastas temalt hunniku raha ja pani mehe maja põlema. Ja augustis kordusid mõnes mõttes need sündmused, sest 18. augustil tungis ta ühte majja, kus elas samuti üks vana mees, lõi teda kirvega, varastas tema raha ja samal ajal, kui ta oli teda kirvega löönud juba ja ta nagu põhimõtteliselt tegi viimaseid hingetõmbeid, istus tüüp maha tema köögilaua taha ja hakkas seal sööma. No, meie tegime ka tondi jahtimises pausi, et süüa. Jaa, aga me ei virutanud kellelegi kirvega. Tõsi. See on nagu midagi muud, see on nagu next level. Selles mõttes, et ma ei mäleta, kes seda ütles kelle kohta, see oli vist selle Charlie Kirki tappe kohta, et ei ole mõtet otsida loogikat teatud inimeste käitumisest. True. Ja sama aasta oktoobri lõpus jõudis ta siis Jurbarskasesse, kus ta siis ööl vastu 31. oktoobrit ründas 86-aastast meest, lõi teda mitu korda kirvega pähe. Ja mees viidi haiglasse, aga teda ei õnnestunud päästa. Antonas jäi veel tema majja ja väitis, et tema aitas teda majapidamistöödes. Ehk siis põhimõtteliselt ta tappis ta ära. Lasi viia haiglasse. Nii. Ja siis jäi sinna majja elama, nagu see oleks kinda tema oma. Ja novembris tappis ta jälle. Ja seal ta siis lõi taaskord ühe üksiku pensionäri kirvega surnuks, andis talle 9 hoopi, varastas jalgratta, vihmavarju, pudeli veini, toitu ja juukselaki. Oh my god. Makes no sense, aga nagu sa ütlesid, siis ei tasu kaitsisest. Siis ta peitis ohvri laiba siis heinakuhja alla ja ise jäi sinna majja magama. No, siit lihtsalt kõlab läbi see tohutu meeleheide ja oskamatus ja võimatus eluga hakkama saada. Jah. Nagu null stardipakku, on ju. Nojah, see on määrav. Siiski kahjuks enamasti. 5. detsember Kerivai külas juhtus siis või leidis aset siis kõige jõhkram tegu. Seal ta tappis 2 naist. Üks oli siis 92-aastane ja teine 68-aastane. Ja kui ta oli nad tapnud, siis ta jõi nende maja šampanjat, sõi nende toitu, võttis sealt siis mõlema käekella kaasa, mõned sõrmused ja hunniku sularaha.
üks naistest jäi esialgu ellu, aga siis suri hiljem haiglas ja teine suri kohe koha peal. Ja Antonas siis ööbis ka loomulikult nende kodudes ja Leedu politsei oli kinda paanikas, sest et esimest korda kirjutati siis ajalehtedes sellisest asjast nagu sarimõrvar, nagu pärast seda nõukogude aega. Ja külad hakkasid reaalselt nagu selles mõttes võtsid asja enda kätte, elanikud läksid öösiti tänavale, valvasid oma maju, inimesed ei lasknud võõraid uksest sisse, ja vastupidiselt sellele, kui tavapäraselt, ma ei tea, väikestes kohtades ei panda ustki lukku. Ja 21. detsembril 92. aastal märkasid siis Kaunase rajooni talunikud tee peal välendavat meest ja temast teavitati siis politseid ja Varnelis arreteeriti ja ta tunnistas kõik oma teod ülesse. Ja kohtuprotsess käis üsna kiirelt, ainult paar kuud läks aega. Psühhiaatrid kinnitasid, et see vend teadis väga hästi, mida ta teeb, et ta ei ole nagu kuidagi vaimselt haige. Ehk tsitaat, madala intellektiga, kuid igati teadlik. Ja 1. veebruaril 1994 mõistis kohus ta süüdi siis 6 mõrvas ja mitmes mõrvakatses ja karistuseks sai ta siis surmanuhtluse. Ahah, kas viidi teid ka? Palus presidenti armu anda, kuid see lükati tagasi. Nii et jah, Dagmar 28. septembril 1994 Vilniuse Lukiškese vanglas viidi täidese surmanuhtlus ja viimased sõnad siis väidetavalt, mida seal kohal viibinud valvur oli kuulnud, oli see, et ma ei tahtnud elada, aga ei tahtnud ka surra. Ma arvan, et oleks tahtnud vanglasse lihtsalt tagasi. Võimalik, jah. Ja Leedu kaotas siis surmanuhtluse 4 aastat hiljem, ehk siis see vend jäi viimaseks. Kahtlustasingi. Vot sellised jõhkrad lood siis täna piirivalvuritest, Baltikumist ja gaasitöötajatest mingil põhjusel. Aga nagu öeldud, bonusosa on ka, seda saate täielikult kuulata Patreonis ja natuke saate kuulata Deezi, Spotify's ja teistes rakendustes, kui te kuulate lõpumuusika ära, et teada saada, millest minu loos juttu tuleb. Aga kohtume juba nädala aja pärast ja seniks püsige kõhedad.